armsad, tere tulemast väiksele miniteenistusele Valguse koguduses. Ja alustame ülistusega nagu ikka, nii et tõuse, kus iganes sa oled ja ülistame Issandat ja anname talle kogu au, sest ta on seda väärt. Amen. Laulame koos pimedus. Pimedus väriseb ta nime ees, varjud muutuvad valguseks. Hirmu ei pea tundma raskustes, sest sa rahu andsid mul tõelise. Ruumi ei anna ma kartustel, sest mu Jumal toob mulle selguse. Jeesus on see tänu, kellele mul lootust andsida jälle. Ja kui ma veel võitu ei näe, lihtsalt hoian sul käest. Tean, et sa kannad mind läbi, tean, sul on lahendused, sul on kõik vastused. Seepärast tahan laulda, pimedus väriseb su nime ees. Varjud muutuvad valguseks, hirmu ei pea tundma raskustes, sest sa rahu andsid mul tõelise. Ruumi ei anna ma kartustel, sest mu Jumal toob mulle selguse. Jeesus on see tänu, kellele mul lootust andsida jälle. Ja kui ma veel võitu ei näe, lihtsalt hoian sul käest. Tean, et sa kannad mind läbi, tean, sul on lahendused, sul on kõik vastused. Seepärast tahan laulda kiitus sinule. Austus sinule. Tänu sinule. On mul lootus igavene. On palju põhjust laulmiseks, ka sügavaimas orus. On palju põhjust laulmiseks, ka sügavaimas orus. On palju põhjust laulmiseks, kui üldse ei saa aru. On palju põhjust laulmiseks, kui üldse ei saa aru. Ja kui ma veel võitu ei näe, lihtsalt hoian sul käest. Tean, et sa kannad mind läbi, tean, sul on lahendused, sul on kõik vastused. Pärast tahan laulda kiitus sinule. Austus sinule. Halleluuja. Tänu sinule, Jeesus, on mul lootus igavene. Halleluuja. Teeme suure aplausi Jumalale. Halleluuja. Lihtsalt tõesti tänu sulle, et sinus on meie lootus. Ilma sinuta me ei ole miskit, Issand. Me täname, et me võime sind ka sügavamas orus kiita ja austada. Sest me teame, et sina tood lahendused, sina tood vastused, sina tood muutused. Sina oled see, kes on püha Jumal, püha ja õiglane. Ja sina oled see, kellel on kõik võimalik, Issand. Ja isa, kui meil praegu on mingid raskused, Issand, või mured, Issand, me toome need sinu ette, isa. Me toome need sinu palge ette, Issand. Me palume sinu läbimurret, Issand, sinu tahet nendesse olukordadesse. Issand, tee meid tugevaks nendesse. Me suudaks nendest läbi minna koos sinuga, Issand. Jeesuse Kristuse nimel me palume seda. Aamen. Aamen. Jumal on hea, kas pole nii?
ja me tulemegi kohe Jumala sõna juurde. Ma loodan, et sa oled täna hommikul valmis ja oled põnevil sellest, mis Jumal tahab sulle täna rääkida. Aga tänane minijutluse teema on pane Jumal esimeseks. Piiblis on nii Vanas kui Uues Testamendis räägitud käskudest. Moosese seadus hõlmab endast käske, 10 käsku ja ka Jeesus rääkis käskudest, nii 10 käsust kui ka 2 käsust. Aga kui me räägime nendest käskudest, siis millele keskendus see kõige esimene käsk? Mõtle korra. See oli seotud Jumalaga, eks ole. Ja Vanas Testamendis öeldi, et sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Ja Uues Testamendis Jeesus ütles, et esimene käsk on armasta Jumalat. Issandat oma Jumalat. Ehk siis see kõige esimene käsk, mis Jumal andis, põhines või seisnes Jumala prioritiseerimisel. Ehk teise sõnaga pane Jumal esimeseks. See on see, mida Jumal ütles Moosese läbi, see on see, mida Jumal ütles oma poja Jeesuse läbi meile. Pane Jumal esimeseks. Ma loodan, et sa oled nõus minuga, et nii Piibel ütleb. Markuse evangeeliumi 1. peatükis 35. salmis ütlebki: ja vara hommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal. Me näeme, et hommikul üles ärgates Jeesus palvetas. Ta oli osaduses oma isaga. Miks ei võinud Jeesus minna lihtsalt teise tuppa seal majas, kus ta oli või telgis, või lihtsalt välja natukene eemale teistest? Ta läks tühja paika, sest tühjas paigas ei ole mitte kedagi ja tõenäoliselt ei tule ka. Miks peaks keegi tulema tühja paika? Jeesus läks sinna, kus ta sai olla segamatult, kahekesti isaga. Ja ma julgustan sind ka hommikuti esimese asjana minema teise tuppa ja panema uks kinni. Kui sul ei ole võimalik minna teise tuppa, siis mine õue. Mine sinna kuskile tühja paika, kus kedagi ei ole. Ja miks on hea just hommikul selle aega võtta, on sellepärast, et hommikul me tavaliselt häälestame ennast. Ükski sümfooniaorkester ei häälesta pille pärast kontserti. Kõik häälestatakse ära enne kontserti ja sellepärast enne, kui sa oma päevale vastu lähed, on hea ennast oma vaimu häälestada ja häälestada see õigele lainele, usulainele, julgustuse lainele, armastuse lainele. See on see, miks me peaks seda just hommikuti tegema. Ja miks me peaks minema just eraldi teistest? Matteuse 6.6 ütleb meile ka, et aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks. Palveta oma isa poole, kes on varjatud. Ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Nii et isa näeb sind, kui sa oled seal lukus ukse taga, seal tühjas paigas ja ta tasub sulle. Ja see on nii tähtis, et me võtame sellist aega, kus me oleme segamatult Jumalaga. Mida sina hommikul esimese asjana teed? Kas sa haarad telefoni? Või sa vaatad uudiseid? Või sa keerad raadio mängima? Või lähed kohvi teed keetma või hommikusööki tegema? Võib-olla hoopiski tormad tööle? Minul isiklikult on alati hommikuti üks eesmärk minna teise tuppa ja võtta aega, et olla issandaga. Aga minu liha tahab kõigepealt minna hommikust sööma, siis Facebookis inimestele vastata või minna ja panna pesumasin tööle ja hakatagi tegema neid hommikusi tegevusi,
mis tunduvad nagu lihtsamad, mida minu liha tahaks teha, aga mida minu vaim tegelikult tahab teha, on see, et kui mina hommikul silmad avan, siis püha vaim on juba seal ja Jumal juba ootab meid. Me läheks tema trooni ette, tema palge ette, et me läheksime ja häälestaksime ennast selleks päevaks. Me läheksime ja ammutaks jõudu Jumalalt, tarkust Jumalalt. Sest Jumala ligiolus me muutume tema sarnaseks. Ja kui me oleme tema sarnased, siis on meil palju lihtsam minna sellele päevale vastu. Oled sa nõus? Ühel päeval juhtiski minuga nii, et päeva jooksul toimus väga toredaid asju minu elus, mis oleks pidanud mind rõõmustama ja väga erilisi asju sündis. Aga ma avastasin, et need asjad ei toonud mulle rõõmu sellepärast, et mul oli see hommikul see isaga osadus jäänud tegemata. Ja ma mõistsin, et kõik need asjad on tühised, mis tegelikult maailm meile pakub, kui meie vaim on tühi või nagu kuival nii-öelda. Me ei ole nagu ammutanud seda vett sealt värskest allikast, seda elavat vett. Ja ma olin kurb, et ma olin jätnud selle ajaga isaga olemata ja miski ei saanud mind rõõmustada. Ja ma nägin, et mitte miski ei õigusta seda, kui ma ei pane Jumalat esimeseks, siis see ei too head nahka. Kas sa oled tähele pannud, et kui sa hommikul veedad isaga aega, siis sul on päeval hoopis teine minek ja enamasti on see kordaminek. Ja isegi kui lähevad asjad teistmoodi, siis sul on rahu nende asjade suhtes. Sest sa oled need asjad läbi palvetanud oma päeva, sa oled koos isaga aega veetnud, sa oled muutunud rohkem tema sarnaseks, kui sa oled hommikul temaga olnud. Teate, aga piibel räägib meile, et mõnikord on vaja võtta ka sellist vaikset aega õhtul või millal iganes. Üks näide on Matteuse evangeeliumist 14:23 ja siin ütleb niimoodi Jeesuse kohta. Kui ta siis rahva hulgad olid minema lasknud, läks ta üles mäele üksinda palvetama. Ja õhtu jõudes oli ta seal üksinda. Jeesus läks üles mäele. Ma arvan, et see mägi ei olnud väga lame. Ma arvan, et see oli üsna järsk. Ma olen Iisraelis käinud ja me tegelikult sõitsime sellest mäest mööda, kus arvatigi, et Jeesus läks sinna üksinda palvetama õhtu jõudes. Pärast kui ta oli siis rahval jutlustanud. Ja see oli päris järsk mägi, selline liivane ja kivine. Ja võib-olla ta seal mõnikord ka libastus. Ja sinna ei olnud tõenäoliselt kerge ronida, aga ta vajas seda aega, et olla isaga segamatult, et ei tuleks keegi väga lihtsal viisil talle järgi sinna. Kui Jeesus juba võttis niimoodi aega isaga, kui palju enam peaksime meie võtma seda aega isaga? Praegu on aeg, kus isa tahab, et me läheme temaga suhtes sügavamale, lähedamale. Ühes mõttes me ei saa Jumalale lähemale minna, kui ta juba on, sest et Jumal on meile lähemal kui meie enda riided. Aga meie peaksime tegema neid samme Jumalale lähemale, et temaga kvaliteet aega veeta. Nagu te teate, siis me elame ärevatel aegadel praegu. Me ei tea, mis võib homme saada. Meie ei pea kartma seda, mis võib homme saada. Kui me ripume Jeesuse küljes, kui me oleme kindlad, et me kuuleme Jumala häält ja me teame, mida teha nendel aegadel, siis me ei pea kartma. Kui on torm, siis Jeesus magas ka paadis, samal ajal kui tema jüngrid paanitsesid. Jeesus oli täis rahu. Ja meie kristlastena oleme maailma valgus. Kui ümbritsev, paanitsev maailm vaatab meie peale, siis kas nad näevad rahu? Kas nad näevad meis rõõmu? Kas nad näevad, et meil on kindlus ja lootus Jumalas? Kui hinnad muudkui tõusevad, kas meil on rahu ja rõõm ja lootus Jumalas? Kui Venemaa harjutab
rünnakuid Euroopale, siis kas meil on rahu ja rõõm ja lootus Jumalas? Meil on, kui me veedame iga päev segamatut aega Issiga, kui me ammutame temalt jõudu ja tarkust, kui me muutume tema sarnaseks, kui me paneme isa esimeseks. Kes või mis on sinu elus esikohal? Mis on kõige tähtsam? Luuka 14:26 on üks väga huvitav kirjakoht, kus kasutatakse hüperbooli ehk siis liialdust. Aga mõte on see, kus Jeesus ütleb, kui keegi minu juurde tuleb ja ei vihka oma isa ja ema ja naist ja lapsi ja vendi ja õdesid ja veel pealegi iseenese elu, see ei saa olla minu jünger. Siin on mõeldud vihkamise all seda, et kui me peame teisi asju tähtsamaks kui Jeesust. Ja Jeesus ei mõtle siin, et me peame hakkama vihkama kedagi. Jeesus mõtleb selle all, et kui me peame neid tähtsamaks. Kui sa oled abielus, kas su abikaasa on sulle tähtsam kui Jumal? Kui sul on lapsed või lapselapsed, kas nad on sulle tähtsamad kui Jumal? Kas sinu vajadused ja nende täitmine on sulle tähtsamad kui aeg isaga? Pane Jumal esimeseks. Matteuse 6:33 ütleb meile, otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust. Ja see on väga tõsine, sest et mitte igaüks ei saa taevariiki, vaid need, kes tunnevad Jumalat. Matteuse 7:21-23 ütlebki Jeesus niimoodi, mitte igaüks, kes ütleb mulle issand, issand, ei saa taevariiki. Saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tundnud. Minge ära minu juurest, te ülekohtu tegijad. Kas meie võime öelda, et Jeesus tunneb meid? Paneme Jumala esimeseks oma elus. Veedame temaga segamatult aega. Läheme sinna kambrisse ja lukustame ukse või läheme sinna tühja paika või üles mäele ja läheme sügavamale selles suhtes issandaga, et me kuuleks tema häält ja tema juhtimist nendel aegadel, kus me elame, kus me seda kõige rohkem vajame. Palvetame. Issand, me täname sind, et sa oled kergesti leitav. Sa oled kergesti leitav, eriti just seal palvekambris, seal tühjas paigas, seal kõrgel mäel. Isa, ma palun, et meil oleks seda igatsust tulla sinu palge ette, otsida sinu osadust ja panna sind esimeseks iga päev üle oma vajadustest, üle teiste vajadustest, panna sind esimeseks, issand. Aita, issand, et me võiks seda teha, mis on sulle meelepärane, otsida sinu riiki ja sinu õigust. Iga päev. Aita, et me ei paneks oma toimetusi ja tegevusi esikohale, eespoole sinust, vaid aita, et sina võiks olla seal kõige esimesel kohal iga päev. Sest sa oled armukade Jumal ja sa igatsed oma laste tähelepanu. Aitäh, et sa armastad meid, issand. Aitäh, et me saame sind tundma õppida, sinu sarnaseks muutuda. Jeesuse nimel. Aamen. Aamen. Ma loodan, et sa said julgustatud.
või manitsetud. aga nüüd me saame üheskoos võtta osa ka leiva murdmisest. ja sa võid panna video pausi peale ja tuua endale teisest toast leiba ja mahla või mis iganes sul seal on, millega me saame tähistada issanda surma ja ülestõusmist. Ja Jeesus ütles meile, et me teeksime seda. Jeesus oli seal püha õhtusööma ajal. Ja sel ööl, mil tema ära anti, ta võttis selle leiva, ta tänas. Ja Jumal, me täname sind selle ohvri eest. Me täname, et Jeesus oli see ihu, mida murti, tänu kellele meil on tervis, meil on elu ja meil on puhas südametunnistus, issand. Täname sind selle ihu eest, me täname selle leiva eest, mis sümboliseerib Jeesuse ihu. Ja Jeesus murdis seda ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Ja sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles, see karikus on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie issanda surma, kuni tema tuleb. Ja me täna meenutame seda, et tänu Jeesuse ihule, mis sai murtud, tänu Jeesuse verele, mis sai valatud, on meil igavene elu. On meil ligipääs Jumala trooni ette. On meil üldse võimalus minna sinna tühja paika või sinna palvekambrisse. Jumal kuuleb meid, me teame, sest et Jeesus on teinud selle tee meie jaoks vabaks. See vaheriie, see kate on eemaldatud. Ja täname issandat selle eest. Jumal, tõesti tänu sulle, et meil on see võimalus tulla, Jumal, sinu palge ette tänu Jeesuse verele ja Jeesuse ihule. Ja isa, me tähistame seda ja me kuulutame meie usku sellesse, et Jeesus on issand, et Jeesus on Jumala poeg, kes suri ristil ja tõusis üles 3. päeval. Võites sellega surma, võites needused, võites patu, võites haigused, häbi ja süü. Ja ta võttis need ära meilt ja andis meile puhta südametunnistuse ja igavese elu. Ja me täname issand selle igavese elu eest. Ja me tähistame seda täna. Tees seda, mida sina palusid meil teha. Aamen. Ja võtame koos sellest leivast ja sööme seda. Ja võtame nüüd koos sellest mahlast, mis sümboliseerib Jeesuse verd. Halleluuja. Aamen. Issand on hea. Ja nüüd me saame tulla andmise juurde ja Agris, ole hea, juhata meid. Ja kui soovite anda, siis saab anda sellele aadressil, saata kas oma kümnis või siis oma annetus. Aga Jumal pani mulle hoopis südamele jagada midagi muud. Ja seda, et me ootame Kristuse tagasitulekut, aga et me ei võtaks ka Kristuse tagasitulekut liiga kergekäeliselt. Et ta tuleb armsalt taevast siit ja ka tegelikult
nagu ta tuli maa peale tuli tooma mõõka, samamoodi ta tuleb maa peale mõistma kohut. Ja Ilmutuse raamatu 19. peatükki alates salmist 11 lugeda. Ja ma nägin taeva avatud ja siin räägib võitja Kristus, kuidas Kristus tuleb tagasi. Ja ma nägin taeva avatud ja vaata, valge hobune ja selle nimi, kes tema seljas istus, on ustav ja tõeline ja tema mõistab kohut ja sõdib õiguses. Aga tema silmad olid tuleleek ja temal oli peas palju ehisidemeid ja temale oli kirjutatud nimi, mida ei tea keegi muu kui tema ise. Ja temal oli seljas verega kastetud kuub ja tema nimeks on pandud Jumala sõna. Ja sõjaväed taevas järgisid teda valgete hobuste seljas ja olid riietatud valge ja puhta lõuendiga. Ja tema suust tuli välja terav mõõk, et sellega lüüa rahvaid. Ja tema ise karjatseb neid raudkepiga. Ja ta ise sõtkub kõigeväelise Jumala tulise viha viina surutõrt. Ja temale on tema kuue ja puusa peale kirjutatud nimi kuningate kuningas ja isandate issand. Sellisena tuleb tagasi Jeesus. Kas sina oled valmis sellise issanda tagasi tulekuks? Siin oli mainitud, et ta tuleb tagasi punases riides. Ja palju räägitakse, et ta tuleb tagasi, et see on tema päästeveri, aga tegelikult see on hoopis midagi muud, millega see kuub määrdunud on. See on sellepärast, et ta on sõtkunud see surutõrt, mida räägib Jesaja 63. peatükis, kus räägib sellest samast päästjast, sellest samast kohtupäevast. Ja siin tuleb küsimus, see prohvet küsib, Jesaja küsib, et kes see on, kes tuleb Edomist erepunaste riietega Bosrast, see silma paistva kuuega, kes sammub oma jõukülluses. Ja siin vastab, et see olen mina, õiguse kuulutaja, võimas päästma. Jeesus ainuke, kes on võimas päästma. Ja prohvet küsib ta käest, miks on su kuub punane ja riided nagu surutõrre sõtkujal, nagu me siin lugesime. Ja ta vastab, mina sõtkusin surutõrt üksinda, rahvaste hulgast ei olnud ükski minuga. Mina sõtkusin neid vihas ja tallasin raevus, nende verejoad pritsisid mu riiete peale ja ma määrisin kogu oma kuue. Sest mul oli südames kättemaksu päev ja oli tulnud mu tasumisaasta. Ma vaatasin, aga aitajat ei olnud, imestasin, aga ükski ei toetanud. Siis aitas mind mu oma käsivars ja mulle oli toeks mu tuline viha. Omas vihas ma tallasin maha rahvad, purustasin nad raevus ja lasksin nende verejoad voolata maa peale. Huvitav, ta tuleb tagasi ja tema rüüv on punane ta vaenlaste verest. Ta tuleb tagasi kohut mõistma ja ta mainib, et ei olnud kedagi, kes ei tahtnud olla tema pool, kes ei tahtnud temaga koos seda teha. Kas sina, armas, see võib-olla on karm sõnum, aga võib-olla meil on vaja kuulda, kas sina täna, armas, oled Jeesusega koos võitlemas tema vaenlaste vastu või tema vaenlastega koos võitlemas Jeesuse vastu? Kas sinu igapäeva tegevused on võitluses pimeduse vastu või omas himudes võitlemas valguse vastu? Olgu issand Jeesus sulle ja mulle armuline ja ole väga õnnistatud. Amen. Isa, me täname sind selle anni eest, mis on ka kokku pandud. Ja täname tõesti, et sina saad päästa inimesi põrgust. Ka läbi selle raha, issand, mis läheb selleks evangeeliumi kuulutamiseks, mis läheb valguse, koguduse tööks, mis läheb tõesti sinu sõna levikuks, issand. Et see tõesti sinu tahe võiks sünnida, issand. Õnnista igat andjat, õnnista seda raha, mis on kokku pandud, et see võiks tuua palju inimesi päästele ja muuta elusid, issand. Et sünniks sinu tahe Jeesuse nimel. Aamen. Aamen.
aga laulame ühe laulu veel lõpetuseks. Mul on see kindlus Jumalas. Ma näinud, et on ustav ta. On rahu tormi sees ja tõotus pääsed eest. Mul kindlus sinu sõna väes. Kõiges su plaani järgi tees. Ka viljarikkal maa, ka vaikse mere pea. Kui lähen läbi veemaa, ei võida lained mind. Kui lähen läbi jõest maa, ei uputa see mind. Mu issand teed ju seal ja kartma ma ei pea. Sa oma lubadusi pead. Halleluuja. Iial viivita neid saab. Heituma ei pea, vaid käed sul tõstan ma. Las kiitust kosta kogu öö. Nii kaua kuni koidab päev, ma kindlalt kuulutan, et võitnud sinuga. Kui lähen läbi veemaa, ei võida lained mind. Kui lähen läbi jõest maa, ei uputa see mind. Mu issand teed ju seal ja kartma ma ei pea. Kui lähen läbi tuule, ei põleta ta saa. Kui hiiglane on ees mul, ma võitu kuulutan. Mu issand teed ju seal ja kartma ma ei pea. Mu issa, mu taga ja minu kõrval ka pimedas torus. Mind üles leiad, ei kartma ma ei pea. Mu issa, mu taga ja minu kõrval ka pimedas torus. Mind üles leiad, ei miskit karda ma. Ei miskit karda ma. Kui lähen läbi veemaa, ei võida lained mind. Kui lähen läbi jõest maa, ei uputa see mind. Mu issand teed ju seal ja kartma ma ei pea. Kui lähen läbi tuule, ei põleta ta saa. Kui hiiglane on ees mul, ma võitu kuulutan. Mu issand teed ju seal ja kartma ma ei pea. Halleluuja. Ja kartma ma ei pea. Halleluuja, tänu sulle, issand, tõesti, et sinu ligiolusel ei pea midagi kartma. Sina hoolitsed meie eest, sa juhid meid, sa toetad meid, sa õpetad meid, sa manitsed meid. Aitäh, issand, et sa oled kõik meie jaoks. Halleluuja.
palub sulle issand Jeesuse nimel. Amen. Amen. Ilusat päeva jätku kõigile, Jumal õnnistagu sind ja näeme varsti.